isa, me tõesti astume sinu palge ette Jeesuse Kristuse nimel. Ja isa, me täname, et meil on privileeg olla siin paigas koos, meil on privileeg olla ühel nõul siin paigas koos. Me oleme tulnud siia, et saada osa sinu sõnast, me oleme tulnud siia, et kuulata, mis sul on meie jaoks. Ja isa, sina oled ustav, me oleme ustavad. Isa, ma tänan, et ustavad saavad suure tasu. Ja isa, ma tänan, et sina oled Jumal, kes paned seisma meid ja kõik oma rahvast. Ja isa, me täname, et sinu nimi saab kõrgeks tõstet austatud. Ja isa, ma tänan, et sinu sõna vägi meie sees, sinu püha vaimu vägi meie sees, sinu ligiolu. Isa, me täname, kiidame, ülistame, austame siin paigas. Sa väärid austus. Isa, me täname võidmise eest. Isa, me täname su sõna suuruse eest. Isa, me täname selle eest, mis sul on meie jaoks. Ukorele heshikella maha sodrondono mahare dede esta. Ja isa. Me täname, kiidame, austame sind. Täname, kiidame, austame sind. Ukorola mahasede, ekarala mahasede. Ungurolo mahasedre, ekalaha sadraha sedre. Ekura mandarala masidede, esti kurumasun. Ja isa, me täname, kiidame, ülistame. Isa, ma usume, et sinu sõna saab olema võimas ja äge meie jaoks täna siin paigas. Jeesuse nimel. Halleluja. Ja ma tahtsin täna vaadata natuke niisugust sõna, nagu mul on kirjakohad välja toodud selle kohta, et ole ustav. Amen. See on nii tähtis olla ustav ja nagu Piibel ütleb, et kus ta ütleb siin õpetussõnades, kui me vaatame sõnu, õpetusel 26 ütleb niimoodi meile, paljud inimesed kuulutavad oma enese headust, aga kes leiaks ühe ustava mehe või ustava inimesed. Paljud inimesed kiidavad, et ma olen see, ma olen too, ma olen nii osav, ma olen nii hea, ma olen nii võimas, ma olen nii väeline, ma olen nii õige, ma suudan, vaata, ma olen nii professionaalne. Aga leiaks ma ühe ustava. Kes on ustav? Ustav on see, kes on alati kohal. Olenemata olukorras situatsioonist. Sa ei saa ühtegi asja ehitada ilma ustavate inimesteta. Ja Jumal otsib ustavaid inimesi. Ja sa võid olla ükskõik kui andekas, talendikas, sa võid olla ükskõik, aga kui sa pole ustav, siis ei ole sust mitte mingit kasu. Ei Jumalale ega inimestele. On see töö juures ükskõik, ustavus on väga tähtis. Ja kui me vaatame 2. Moosese 18:21, 2. Moosese 18, ja Jumal annab Moosesele käsu. Tegelikult see on see, et on vaja abilisi. Ja siis Jumal annab kriteeriumi. Aga sina vali kogu rahvas, tublisi mehi, kes kardavad Jumalat, ustavaid mehi, kes vihkavad ahtust ja pane neile pealikuks iga 1000, 100, 50 ja 10 üle. Isegi kui huvitav oli selle juures, et seal olid pealikud 500, oi, see on suur rahv, 1000 tähendab, et paned 1000, pealikuks 1000, 100, 50, isegi 10 üle. Kui ta isegi 10 inimese üle, kes pidi olema milline, ta pidi olema jumalakartlik, ta pidi olema ustav ja ta pidi olema vihkama ahnust. See oli kriteerium, et üldse Jumal saada. Ja inimesed tahavad tihtipeale, et Jumal kasuta mind. Aga kui me pole ustavad Jumalale, Jumala asjades, siis Jumal mitte kunagi ei saa sind kasutada, sest ta vajab ustavaid, kes on alati kohal, kes on tegemas ja kuulevad seda, sest tuleb aegu, mis paneb meid proovile. Iga inimese elus tuleb aegu, mis paneb meid proovile. Ustavuse paneb proovile. Alati neid aegu tuleb. Ja see on see, mis katsub meid läbi. Kas me oleme ustavad? Ükskõik, mis see on. Kas sa oled ustav selles, mis Jumal on? Isegi kui ta ütleb, minust Jeesus ütleb, Matuse 25-21 ütleb, tema issand ütles talle, sa oled hea, sa hea ja ustav sulane, sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle, mine oma issand rõõmusesse. Inimesed ootavad paljud, inimesed tihtipeale ootavad palju. Jumal, anna mulle palju nagu Kenneth Hagin, anna mulle palju nagu Kenneth Copeland, Kit Mooril, anna mulle palju, aga kui me pole ustavad. Selle väikse üle, mis Jumal meile andnud, me ei saa suuremad. Ja mitte ainult see, et me käime kohal, meie südamed on ustavad, me istume ja tahame seda tegelikult teha.
ja kõiges me peame ustavad olema. Sest ta ütleb, et palju on töös tublisi. Leiaks ühe ustava inimese. Ustav on see, kes on alati olev, kelle peale saab toetada, loota ja kes on ka siiras selle juures, mis ta teeb. Amen. Halleluuja. 4. Moosese 12.7. See peaks olema. Ja ta ütleb, et nõnda ei ole Moosega, tema on ustav koguma koja. See oli see koht, vaata see oli huvitav koht, oli see, kus Mirjam ja Aaron panid Moosese kahtluse alla. Kas ainult Jumal räägib Moosesega? Kas ainult Jumal räägib Moosesega? Vaata 6. salm ütleb, Jehova ütles, kuulge ometi mu sõna. Kui teie hulgas on proovid, siis ma ilmutan ennast tema nägemuses. Räägin temaga unenäos. Nõndaga ei ole mu sulas Moosesega, tema on ustav kogu mu kojas. Temaga ma räägin suu ilma mitte nägemuste mõistuse läbi ja tema võib vaadata Jehova kuju, mis pärast te siis olete kartud rääkida vastu mu sulasele Moosesele. Inimesed tihtipeale tulevad, see mulle ei meeldi, too mulle ei meeldi, kolmas mulle ei meeldi, ise nad pole ustavad. Ise nad ei võta aega, et pühitseda enda elu Jumalale, kas või koguduse mastaabis. Ja siis nad mõistavad kohut ja sama tehti Moosesega, Mirjam ja Aaroni puhul. Kas Jumal räägib ainult temaga? Ja Jumal ütleb, Mooses on ustav olnud. Temaga räägime otse. Ja et miks te olete talle vastu rääkinud? Ja me teame selles loos, Mirjam sai päris palju kannatada, ta sai pidalitõve endale. Ja tihtipeale ongi see, miks inimesed kannatavad, miks nad peavad palju vaeva nägema oma töö kätte vaevaga, sest nad ei ole ustavad, sest ustavad saavad suure tasu. Ustavad inimesed on see, kus Jumala õnnistus hakkab tegelikult. Ka 10 maksmisega on see, mõned maksavad 10, ma olen aasta aega 10 makstud, ma olen 2 aastat makstud. Ustav inimene maksab 10, kuni Jeesus tuleb tagasi. See on ustav inimene. See on see ustavus on see, et ma olen järjepidev kõiges, mida ma teen Jumala sõnas. Ustav inimene võtab piibli, ustav inimene käib kogu, ustav inimene palvetab, ustav inimene ütleb, et võtan iga päev aja Jumalaga. Ustavus on see, mis on järjepidev tegevus, sest kõigil tuleb alati olla võimalus mitte olla ustav. Ja vaata, siin üks huvitav asi on see, et me teame Saalomonist 11 on ju. Ja kui me loeme 1. kuningate 11.6, ütleme nüüd, Saalomon tegi kurja Jehova silmis ega käinud ustavalt Jehova järele nagu tema isa ja Taavet. Samas, kui me vaatame Saalomoni lugu, kui ta alustas oma teenistust, siis ta oli, kui me vaatame seda ohvriandi, mis ta tõi, kuningate raamatusse võin lugeda Saalomoni kohta, siis kui ta võttis üle, ta pühitses Jumala templi, ta ehitas Jumala koja, kui ta ehitas Jumala koja, ta tegi absoluutselt, Jumal oli 3 korda ennast talle ilmutanud. Ta oli tegelikult väga hästi elanud ja nüüd ta juba oma elu viimastele päevadele ja Jumal ütleb, et sa pole olnud ustav. Miks? Sest see võimalus tuli ka tema mitte olla ustav ja ta valis selle tee mitte olla ustav, sest tema süda keerati ära Jumalale ja Jumal ütles, ta ei ole ustav mul olnud. Nagu tema isa Taavet. Ometi ta ehitas Jumala koja. Ometi ta tegi võimalik, sest mis juhtub on see, me peame olema ustavad lõpuni. Ustavus on lõpuni. Kõigil tuleb kiusatus olla mitte ustav. Ja siin me näeme, ja mis juhtus, ja Jumal ütles, et ma võtan selle kuningriigi sult ära ja Jumal võttiski ära lihtsalt selle pärast, tegi otsuse alistada sellele, et mitte olla ustav. Aga Jumal, mis ta juhtub? Mõned, kas Jumal võtab ära? Jumal ei taha seda ära võtta, aga tal pole võimalust, sest kui me pole ustavad, me keerame talle selja, siis mis mõttes selja? Kas selle mõttega, kas me loeme sõna, kas me oleme ustavad selle sõnaga, mis siin kirjas on? Me valime, kas me loeme valikuliselt või me võtame, kas me oleme ustavad kogus, kas me otsime Jumala riiki esimesena. Paljud tahavad saada head nänni, aga kui me ei otsi Jumala riiki esimesena, me ei ole ustavad selles, siis me ei saa seda kõike muud peale kauba ja paljud inimesed tihtipeale on see, nad hakkavad ise oma käte tööga vaeva nägema, nad hakkavad tegema ja siis nad ütlevad, aga vaata, näed, Jumal andis mulle. Ma ei küsin alati, kas ikka Jumal andis või sa võtsid mis iganes laenu, tegid ükskõik mida. Küsimus on see, et see laen tuleb alati tagasi maksta. See ei ole sinu oma. Ja kui Jumal juhib sind seda tegema teine asi, Jumal aitab ära maksta need asjad, aga küsimus on see, et kas me saame iga asja krediit enda Jumalale.
kui jumal järk ütles, ära võta laenu, ole püsiv, ma õnnistan sind. Nagu ma olen rääkinud autolugu kunagi, mis oli, et ma tahtsin ka minna samamoodi, et ma lähen võtan laenu ja ma olin panga poole kõndimas teel ja pank oli juba kinnitanud, et ma saan laenu ja tee peal jumal ütles, ära võta laenu. Ja ma kõndisin pangast mööda, võtnud laenu ja 2,5 aastat hiljem jumal õnnistas autoga. See võttis aega ja see on see, et see ongi see, et jumala õnnistus on see, mis teeb rikkaks. Jumala ustavus on see, ustavatele jumal annab mille? Alati suure tasu, aga meil kõigil on alati olla kiusatus, mitte olla ustavad. Mõni mõtleb, et me peame isegi rääkima jumala sõna ustavalt. Vaata, siin ta ütleb 4. Moosese 23:12. Aga tema vastas ütles, kas ma ei peaks ustavalt rääkima seda, mida Jehova mu suhu paneb? Kas me peame rääkima ustavalt jumala sõna välja? Amen, alati. Sest külvaja läheb välja külvav sõna. Miks mina räägin jumala sõna ustavalt? Sest jumal on pannud selle minu suhu. Mul on kohustus rääkida jumala sõna ustavalt välja. Ja võib-olla inimestele võib-olla vahepeal ei meeldi, see on võib-olla karm ja see on see, aga kui see on jumala sõna, siis ma pean valima, kas ma räägin jumala sõna suust välja või ma räägin inimeste sõna suust välja. Aga ainuke asi, kui ma räägin jumala sõna suust välja, siis jumal on see, kes ka kinnitab ja ühel päeval mina seisan jumala ees, annan talle vastus selle eest, mida ma olen suust välja öelnud. Ja ma olen vastust. Ja inimesed annavad vastust, kas nad olid koguduses, kas nad kuulasid jumala sõna ja kas nad tegid selle järgi. Mina ei anna vastust selle järgi, mida kuulaja teeb, vaid ma annan vastust sellest, mida mina räägin. Ja kui mina võtan kätte ja ütlen, et jumala sõna ütleb seda, siis iga inimene teeb otsus, kas ta kuulab või kuula seda. Amen. Ja mina tahan seda ustavalt teha. Kas ma ei peaks ustavalt rääkima seda, mida jumal on mu suhu pannud? Jah, ma pean rääkima, sest ma seisan ühel päeval jumala ees ja ma parem olen jumalale meelepärane kui inimestele meelepärane. Amen. Inimestele tihtipeale ei meeldi see. Aga miks sa seda, miks sa toda? Ma annan vastust jumalale, kui igaüks annab. Külva läks välja külvas sõna. Vastutab see, kuhu see seeme läheb. Kas ta võtab ustavalt vastu? Vaata, tihtipeale on ka see sõna, miks paljudele ei ole sõnast kasu, see ei imbu usu läbi nendesse. Ustavus on nii tähtis teema piiblis. Sa ei saa isegi, jumal valib ja otsib ustavaid inimesi. Jumala kartlikke ustavaid. Ustav on see, kelle peale jumal saab loota. Jumal, ma andsin selle sulle, sest jumala plaanid ei muutu. Inimesed muutuvad, inimesed paaseks, keegi kuskil midagi teeb, oi, ma pahandun ära, ma jooksun ära. Ei, see ei anna õigust joosta ära. See annab õigust sulle olla veel ustavam, seista ja teha seda, mida jumal on kutsunud sind tegema. See ongi see, et tihtipeale, et rasked ajad tulevad ja see ongi see, see annab alati võimaluse. Igal inimesel tuleb elus olla võimalus olla ustav, mitte ustav. Mida me valime? Mõni mõtleb, aga ma ei ole olnud ustav. Kui sa saad aru, et sa pole olnud ustav, paranda meelt, tee otsust, nüüdsest alates ma olen ustav. Nüüdsest alates ma olen ustav. Jumal, ma olen ustav, ma tahan olla sinule meelepärane. Amen. Joosua 24:14 ütleb niimoodi. Sellepärast kartke nüüd Jehovat ja teenige teda laitmatult ja ustavalt ja kõrvaldage jumalad, keda te vanemad on teeninud teist pool jõge Egiptuse ja teenige Jehovat. Jälle, mis ta ütleb, olge ustavad, teenige ustavat jumalat. Amen. Siis ta ütleb 1. Saamuli 2:35, aga ma lasen enesel tõusta ühe ustava preestri, kes teeb mu südame ja hinge järgi ja mina ehitan temale kindla koja, et ta saaks alaliselt elada mu võitu ees. Jälle, mis ta ütleb? Ta valib ustav, ta otsib ustav, ma valin ühe ustava inimese. Jumal valib ustav. Paljud ütlevad, miks seda ei ole mu elus, miks toda pole mu elus, miks seda pole juhtunud, miks ma pean nii palju pingutama. Puudub see sõna ustavus. Puudub see karakteristika inimeste juures ustavus. Ja vaata, Galaatia kirjast ütleb ka niimoodi, et sa saad omal ajal lõigata, kui sa ei väsi. Mis on see väsimus? Ma olen ükskõik, kui ma väsinud, ma ka ei ole, ma olen ikka ustav. Ma olen ustav, ma jään ustavaks. Paljud inimesed väsivad ära, ma ootasin nii kaua, ma maksin nii kümnest nii kaua ja lõpetab selle ära. Ühel päeval mõtleb, need taavalugid ei olegi avanud, need see ei ole. Miks? Ei olnud ustavust, me ei olnud ustavust jumala sõna, aga me ei võtnud jumala sõna ja ei käitunud ustavalt selle järgi, mis seal kirjas oli.
miks? Esiteks ei imbunud usu läbi meisse ja sest ei olnud sellest meie kasu ja kui me ei usu seda, siis me ka ei tee selle järele ja kui me proovime või natukene teeme, aga siis peab olema järjepidevus, üks ustavus peab selle, ustavus on see, et ma teen järjepidevalt, ma ustavalt teen Jumala järgi. Jumal otsis seda preestrit ka, kes oli ustav, kes tegi seda, mis ta talle ütles. Sest ustavad teevad seda, mis Jumal neile ütleb. Amen. Kui Jumal ütles, et see on sinu kogudus, ole ustav. Mina mäletan, kui mina läksin, ma ütlen ausalt, inimesed ei saa aru, nad lähtuvad nii palju oma emotsioonidest ja tunnetest. Ustavad ei lähtu emotsioonidest, tunnetest, ustavad lähtuvad sellest, mida Jumala sõna ütleb ja mida Jumal on öelnud. Ma ütlen ausalt, et kui ma mäletan, kui ma läksin omal ajal Iirimaal, siis ma läksin kogudusse New Life Christian Center, nüüd on New Life Church, on ta uue elu kogudus, nüüd on uue elu kirik, ta uus nimi on tal. Ja ma mäletan, kui ma astusin läbi ukse sisse, teadmata, mis seal juhtub, mis see tulevik toob, ma ei teadnud. Jumal ütles, see on sinu kogudus, ole ustav. Ja kui ma astusin sisse, mul on palju öelnud, Jumal on pannud mu südamesse sind toetada finantsiliselt, Jumal on pannud mu südamesse sulle siia koguduse. Jumal ütles, see on minu kogudus, Jumal ütles, Jumal kasutab mind siin koguduses, Jumal tahab mind olla siin, et ma ehitan koos sinuga seda kogudust, tulid rasked ajad, tulid väiksed ajad, inimesed jooksid kohe ära, et Jumal ei ole enam ustav, et Jumala plaan lõhkas tegelikult, Jumal et valane lakanud üle, meil tuli kõigil meelt parandada, minna edasi Jumala sõnaga. Jumal ei muutunud. Aga tulid valed mõtted, mis iganes inimestele pähe, tulid keegi kuskil midagi valetas kellelegi, nüüd järsku Jumala sõna ei olnud õige, me istume ühel päeval Jumala trooni ees kõik, anname vastus Jumalast, mina panin sinna siia kogudusse, ma kässin sul ustavalt olla, aga mina räägin temaga ise, mida sina tegid, kui ma panin su sinna kogudusse, ma ütlesin sulle, sa ütlesid need sõnad välja, need olid õiged sõnad, aga sa lahkusid ära, sest tulid tagakius, tuli probleem, tuli pahandumine, mis iganes võis tulla, aga ustavad saavad suure tasu. See ongi see, et inimesed samamoodi nagu Iirimaal oli, oleks ma teadnud, mis mind ees ootab. Ma ei oleks seda kogudusse läinud, ma ütlen ausalt, sest need ajad läksid väga keeruliselt, väga raskeks kogudusel. Ja kahjuks ma olin nendega seotud. Sest ma olin koguduses juhtkonnas, ma olin positsioonil, kus oli samamoodi. Ja see teada, et Jumal, see on sinu kogudus, ma tahtsin minna ära, ma tahtsin pastorile selga keerata. Ma ütlesin, ma ei jõua, ma ei viitsi, ma ei taha, ma ei saa. Isegi vahepeal niimoodi, et füüsiliselt ma enam ei jõua. Siuke tunne, et ma ei jõua. Ma ütlesin, aga Jumal ütles, et see on sinu kogudus, ole ustav. Ja see periood oli üle 3 aasta. Oli väga raske periood, kus ma ei tahtnud, aga ma ütlesin, ma olen ustav. Ma olen siiamaani ustaval. Ma ei ole kellegile selga keeranud. Jumal on ustav ja me peame tegema seda, mida Jumal on öelnud teha. Et kui me tahame näha tasusid. Amen. Sest Jumala plaan ei muutu. Inimesed jooksevad ära, natuke emotsioon tuleb halba. Emotsioon, oleks te näinud seda tunnet, mis mul oli? See oli imeline võimalus alla anda kõiges. See oli imeline võimalus ja isegi oli tunne, et Jumal, kas ikka ütles mulle, Jumal, kas on ikka sinu plaan? Vaata, mis ta teeb, ta on nii valesti, mis kõik toimub, ma ei teeks elus niimoodi. Aga ma ütlesin, et see ei ole minu probleem, Jumal ütles, et ole ustav. Ja ma olin ustav kuni lõpuni, kuni Jumal saatis mind Eestisse, kiitus Jumalale, tänapäevani ma olen ustavalt ja räägin ustavalt Jumala sõna. Amen. Ja ühel päeval ma seisan Jumala eest, annan vastust selle eest, iga inimene annab vastust selle eest. See, et on rasked ajad, ei ole aeg põgeneda, see on raske aeg, siis on aeg seista palves, seista usus, ehitada kogudust. Amen. Sest see, et kui Jumal ütles, et see on sinu kogudus, ole ustav ja keegi tuleb ütleb, ma küll enam, mina küll ei käiks selles koguduses, sest see on absoluutselt kuratlik vale. Sest see on see, kuidas kurat on saanud kasutada Jumala inimesi, Jumala sulaseid, sind välja rääkida sellest paigast, kuhu Jumal on su kutsunud. Amen. Sest Jumal ei muuda, Jumal ei muutu. Aga ta otsib ustavaid. Ja siis ta ütleb 1. Samuel 12:24, kartke ainult Jehovat, teenige teda ustavalt kõigest südame, sest vaadake, mis suuri asju ta teile on teinud.
Nehemia kirjas on paar huvitavat kirja kohta. Nehemia 7:2 ütleb niimoodi: ja ma andsin Hananile, oma vennale Hananiale, paleülemale käsutusse Jeruusalemma üle, sest ta oli ustav mees ja kartis Jumalat enam kui paljud teised. Miks ta sai üle millegi? Sest ta oli ustav inimene, ustav mees ja kartis Jumalat. See ongi see, miks paljud inimesed ei jõua kuhugi. Jumal paneb suured visioonid südametesse. Jumal paneb ehitada kogudust, toetada kogudust, mida iganes. Ja nad ei tee neid asju, nad ei jõua kunagi, sest nad ei ole ustavad. Sest Jumal ütleb, et kui me oleme ustavad piskus, sest et rasked ajad tulevad, ei ole sükest asju. Ja ma ütlen ausalt, meil pole veel olnud Eestis ühtegi rasket aega ja kellegi elus pole piisavalt rasket aega veel olnud. Ja me saame aru, me oleme need olukorras, kus me oleme, et tunduvad rasked, aga alati on hullemaid. Mine Süüriasse, mine Iisraelisse, mine Ukrainasse, mine ükskõik kuhu. Seal ei ole ainult see, me siin kannatame, võib-olla kutsutakse vaimne tervemine, me peame oma mõtetega võitlema. Nemad peavad oma eludega võitlema, oma mõtetega võitlema. Nad peavad otsima süüa kuskilt. Nad ei tea, kas ma homme elan või ei ela. See ei ole ainult see mentaalne, me võitleme siin, et me ei viitsi kogusse minna, see on ebamugava, ma pean istuma selle pingi peal, see on nii, mulle ei meeldi. Nemad, ma kujutan, et võib-olla oleks kõik, et kuskil koguduses käia. Neil ei ole seda võimalust. Nad ei julge võib-olla majast välja minna, kes teab, kus see kuul tuleb mulle pähe järgmisena. Kuna see rakett mu majja jõuab jälle. Kui te elate selle teadmisega kogu aeg, ma ütlen, me ei tea mitte midagi, või see lihtne asi, kui me läheme üldse sinna Aasia riikidesse või kuhugi, kus omad piiblit kodus, siis lüüakse sind maha. Ma ütlen täpselt samamoodi, nagu siin oli, ma vaatasin, ühte väikest lõiku nägin, et müts maha selle inimese eest, Inglismaal tänaval kuulutas nurga peal evangeeliumi või kutsus, et kuulutas evangeeliumi, aga tule vestleme, räägime nagu. Üks mees astus, siis moslemi mees astus talle ligi, et kui sa siit ära ei lähe, siis ma kutsun mehed siia, kes ajavad su siit ära või teevad sulle. Hakkas kõvasti rääkima, siin oli üks mees, kes ähvartas mind, et kui ma siit ära ei lähe, julgusega rääkis nagu. Täitsa crazy, et siis mind just ähvardati, et ma kuulutan evangeeliumi, ähvardati mind tümaks teha. Just sain ähvartuse, siis praegu, ja kõva häälega räägib pärast seda, kui mees oli talle öelnud seda. See, mis ta oli ustav Jumala sõnas. Ta jätkas seda teed, ütles, et ma olen nõus surema Kristuse pärast. Küsimus on see, tegelikult, võib-olla siin meie ühiskond, me oleme nõus surema, kas me ikka oleme? Kas me ikka oleme? Kui me ei julge evangeeliumi kuulutada, siis me ei ole ka julged surema. Tõde on see, kui me ei julge käia ringi ja kuulutada evangeeliumi, sest me kardame tagakiusu, me kardame inimeste arvamust. Kui me lihtsalt kardame seda arvamust, mis sa siis arvad, kui püsnina ette pannakse? Jumal saab aru, ma tahtsin elada, sellepärast ma ütlesin, et ja, ma loobun Kristusest, aga tegelikult südamest ma ei loobunud. Reaalsus on see, kui nemad kuulutavad evangeeliumi, sellepärast nad julgevad surra, sellepärast nad on avaliku sees seisavad, Jeesus Kristus on isa. Ja kuulutavad, ja nad teevad seda ustavuse abil. Ja ma ei räägi, et kas me peame olema valmis, sest meie ustavus pannakse proovile. Kogudus käimise ustavus, sõna lugemise ustavus, Jumal usaldab meile teatud asju. Ühel usaldas 5 talenti, ühel usaldas 2 talenti, ühel usaldas 1 talendi. Ja siis ta läks ära, ütles, mida sa teed? Ja neil kõigil oli võimalus mitte olla ustav. Ja üks oligi, piibel toobki näite, üks oligi mitte ustav, peitis ära, läks elas oma elu. Ja siis sa oled nagu nii õel isand ja nagu nii sa oled, sa ei hooli ja nagu nii sa saad aru mõnust, näed, võtta tagasi enda oma. Isand ütles, et ei, sa oled õel, kuri sulane. Me peame olema ustavad selles, mis Jumal on meile öelnud ja teinud, kui me tahame näha ja kogeda suuremaid asju. See on reaalsuse tugevus, on ustavus. See sõna ei kõla, see lause ei kõlanud eriti loogiliselt, aga kustutame selle pärast paha.
Vaata, siin ta ütleb, Nehemia 13:13. Ja ma määrasin varaaida ülemaiks preester Selamia ja kirjatundja Saadoki ja leviitide hulgast Pedaja ja neile abiliseks Hanani, Matani poja, Sakuri poja, sest neid peeti ustavaiks ja nende kohus oli jagata oma vendadele. Jälle, miks nad valiti? Miks nad valiti vara üle? Miks Jumal andis neile? Miks neile anti midagi suurt? Nad olid ustavad ja nad jagasid, kuidas? Õigesti nende kohus oli jagada oma vendadele. Nad olid kohusetundlikud. Amen. Nad olid ustavad ja kohusetundlikud. Amen. Ja see ongi see, et tänapäeval inimesed, et olla ustavad. Ja lihtne on ustav olla, kõik on ilus kena. Sul on pappi voolab, sul on hea olla, kõik on rõõmus, kõik nõustuvad sellega, mis sa ütled ja teed. Aga nüüd pannakse piirid peale, me teeme hoopis niimoodi, Jumal ütleb niimoodi. Miks inimesed ei taha piiblit lugeda? On see, et ta paneb meile teatud piirid peale. Ustavad saavad suure tasu. Miks on lihtne öelda? Jumal saab must aru, me võime vihastuda, me võime ropendada, me võime magada, kellega me tahame. Jumal saab must aru. Ei ta aru. Ta ütleb, et sa teed pattu, sa oled patune, paranda meelt. Nii lihtne see ongi. Ja see on see põhjus, miks midagi ei ole antud. Inimesed näevad palju vaeva, nad ei jõua kuhugi. Neil tundub, nagu neil oleks midagi. Ongi, kristlaste puhul ongi, et oi, mul on 10 000 ära, mul on 100 000 ära, mul on nii palju. Tegelikult ei ole mitte midagi. Sellise koguse hoonet sellest ehitada. Aga me lepime selle vähesega, sest me ei viitsi olla ustavad, et minna koos Jumalaga edasi, et Jumal viiks meid tausse. Ülendaks meid üle suuremates kohtadesse. Aga see nõuab seda, et ma olen 10. maksja, ma olen andja, ma olen Jumala riigi tööline, ma otsin Jumala riiki esimesena, panen need asjad esikohale kõiges. Ja siis Jumal saaks ülendada mind viia tausse. Siis me istume ja kuulame Jesse Duplantis, siis me kuulame Jerry'sse välja, siis me vaatame kõik need Jumala sulased, aga me ei anna kunagi aru, millised külvajad nad on, millised andjad nad on. Nad on kõik ära andnud. Ja suurem osa läheb Jumala riigi töösse, läheb see kõik. Ja Jumal annab, miks neist voolab läbi kogu aeg, neist voolab läbi. Ja Jumal ütleb, ma mõtlen, väga äge oli näiteks Keith Moori puhul, ta rääkis seda lugu, kes tuli, kuskilt tuli ja tänapäeval on, ma ei tea, võib-olla on väärt 30 miljonit, 40 miljonit, me ei oska öelda seda, polegi tähtis. Aga väga huvitav loo ta rääkis, kus üks sulane tuli, Jumala sulane tuli tema juurde, et küll seitsme, kus usu, mul teatud finantsi vaja. Ja siis küsis, et Jumal, kas ma peaks midagi tegema sellega? Jumal ütles, ei, ma tegelen teiste inimestega. Teised inimesed, ja 2 nädalat mööda Jumal ütleb, kuule, anna see raha talle. Ma mäletan, oli 20 000 või palju see oli, anna see raha talle. Ma ütlesin, Jumal, et mul ei ole midagi selle vastu, ikka võin anda. Kas ma panin mööda, Jumal, kas ma eksisin? Et ma oleks kohe andnud, et Jumal ütles, ei, sa ei eksinud, need inimesed, keda ma kutsusin andma, ei andnud, aga mul on vaja, see inimene vajab raha praegu. Mul on vaja kedagi, kes on ustav ja kuuletub mulle kohe. Ja teed Keith Moore ütles, et see oli parim asi, mis Jumal mulle ütles, mul oli probleemi, sekundi pealt, kirjutasin selle tšeki, saatsin ära. Ma ütlesin, tead, kui hea tunne selle, et ma olen olemas ja Jumal saab mind alati kasutada. Ma olen kätte saadatalle igal ajal. Ja see on ka põhjus, miks neil on see raha, miks nad on nii jõukad ja rikkad, miks nad on jõudnud sinna, kuhu nad on jõudnud. Nad on ustavad sellega, mis Jumal on neile andnud ja usaldanud. Nad on otsinud Jumalat, nad on pühendanud oma elud Jumalale. Ja Jumal on andnud neile võimalikult palju võimsalt kõike. Samamoodi on see, aga miks tänapäeval paljud kristlased kannatavad, sest nad pole ustavad sellest piskust. Nad ei suuda isegi 10 maksta. Kui palju ma olen kuulnud seda, et oi, saaks ma 1 miljoni, ma annaksin. Siis ma annaksin, ei annaks. Sest 1 miljonist 10 on kui palju? 100 000. Kui me ei suuda 10 eurot anda või 100 eurot anda oma sissetulekust praegu ära, 100 000 see keelutus, sa annaksid võib-olla 1000 või maksimaalselt 10 000 oleks ka juba niimoodi, et kukuksid pikali võib-olla.
Ja siis selle on põhjus ka, miks Jumal ei anna. Miks mõned usuvad, Jumal, anna mulle miljon, anna mulle see. Miks paljud ei ole veel jõukad, miks nad ei ole jõudnud sinna, sest kui Jumal annaks miljonid, kõik oma lapsed miljonärideks, järgmine päev oleks kogudused tühjad, siis kes oleks Hawaii'l, kes oleks kuskil, kes ehitaks maja, kes teeks kõike muud ja Jumala riigi töö jääks tegemata, rahvas koguduses ei oleks. Sest isegi praegusel ajal nad on nii hõivatud, mul on vaja põldu harida, mul on vaja seda teha, mul on vaja oma maja ehitada, mul on vaja pere juurde minna, meil on vaja need tähistada. Kuidas siis Jumal midagi suuremat saab anda, sest kui me ei ole ustavad nendes väikestes asjades, me ei ehita Jumala riiki, me ei ehita Jumala kogudust, sest Jeesus tuleb järgi mitte üksikisikule meile, vaid ta tuleb järgi omale kogudusele. Ta ütles, tuleb järgi kogudusele, puhtale laitma tuleb kogudusele ja kui me ei ole osa kogudusest, siis kas me läheme kaasa, ma istun maa, küsin. Tuleb järgi kogudusele. Ja kui me ei ole osa kogudusest, me ei ole pühendunud oma elusid Jumala kogudusele, selle üles ehitas peale ja ei ole ustavad selles olnud, kuhu me välja jõuame. Sest ustavuse abil on see, mis saab midagi ehitatud. Amen. Igal inimesel on võimalus, pannakse proovile ustavus ja mõni jookseb ära, aga ma olen sinna, ma olen seal ustav. Ei, kui sa ei lõpeta seda esimest osa ära, kui Jumal on su kutsunud, siis see teine osa ei loe. Kui palju ma olen seda kuulnud, ma olen sinna, seal on palju parem ja ma olen ustav seal. Ja tead, mis on huvitav asi? Üks jutus väga huvitavalt ütles, et kui Jumal on su kutsunud olema pastor 100 inimesele, aga sulle see ei meeldi, aga sa oled edukas ärimees ja annad miljoneid Jumala riigi töösse. See on see, mida mina tahan teha, siis ma tunnen ennast hästi. Ja reaalselt sa annad miljoneid Jumala riigi töösse, aga Jumal seda, aga mina tahtsin ja sinu kutse olla, minna sinna külla ja olla seal külas pastoriks 100 inimesele. Sa ei olnud ustav, sul ei ole tasu taevas. Seda, mida sina tahtsid, mitte seda, mida ma kutsusin tegema. Amen. Ja sellepärast tuleb õppida olema ustavad sellest, kuhu Jumal on su kutsunud. Kui lihtne on see, et mul oli raske ja see mulle ei meeldinud ja mul emotsionaalselt oli nii raske ja mulle ei meeldinud too ja Jumal ütles, aga siis ma käskisin sul olla ustav. Ma läksin sinna, ma olin ustav, ma olin seal kogudusel, olin ustav abiline. Aga Jumal ütles, ma ei kutsunud sind sinna kogudusse, ma kutsusin sind sinna kogudusse, olla seal koguduses ustav. Ja see on põhjus, miks paljud inimesed jäävad oma autasusest ilma, sest me ei teinud seda. Sest kui paljud on öeldud, Jumal, kui paljud inimesed on öeldud mulle siin ja isegi siis, kui ma sain päästetud siin kogudus 90-ndatel, kui paljud on mulle öelnud, Jumal, see on minu kogudus, Jumal on siia kutsunud, ma pean siin olema ustav, ma pean tegema. Tänapäeval me isegi ei tea, kas nad teenivad Jumalat üldse. Kui palju ma seda kuulsin siin. Ja kui ma olen nüüd siin pastor olnud, kui paljud mul on öelnud, Jumal kutsus me südamesse, pani südamesse kogusse, ma pean olema su kõrval, ma aitan sind, ma seisan su kõrval, me lähme läbi igast olukorrast. Tulid olukorrad, lasid jalga. Ja nad ei saa tasusid. Nad võivad elada oma valedes iganes ja neile öeldakse, ei ole hullu, sa võid teha, mida sa tahad. Ei, sa pead olema ustav, sa pead asjad õigesti tegema, õigesti lahendama. Amen. Ja see on see põhjus, miks ei jõua me ja ei saavuta, miks inimesed virelevad ja on nagu nad on teinekord. Ustavus on see, et kui me ei ole ustavad selles, mis Jumal on meid kutsunud tegema, me ei jõua kunagi kuhugi kaugemale. Laulud 78:37 ütleb niimoodi. Sest nende süda ei olnud kindlasti tema küljes ja nad ei olnud ustavad tema lepingu pidamises. Laulud 101:6 ütleb, mu silmad otsivad keda? 101:6 ütleb, mu silmad otsivad ustavaid maa peal, et nad elaksid mu juures, kes käib laitmatut teed, see peab olema minu teenija. Milliseid Jumal otsib? Ustavaid. Aga kui meil on kõik muud üritused tähtsamad kui Jumala riigi töö, me jõuame, see ongi hämmastav,
me jõuame sinna üritusele, sinna peole, me käime seal, aga jumal ütleb, tule nüüd kogudusse, tule palvesse, seisame palves, palvetame tund aega. Võta kätte, palveta kogudusest pool tundi päevas, mis iganes. Selleks me jõuame. Miks me ei tee neid asju, ei ole veel piisavalt valus, ei ole piisavalt raske. Inimesed, ma ütlen, meie ühiskond või Eesti ühiskond, kristlased, pole kogenud tõelist tagakiusu. Ja ma ütlen, kui see tagakius tuleb, inimesed langevad. Miks? Sest kui me ei suuda olla kergetel aegadel ustavad, me ei pea vastu raske aegadel, see on aeg, treeningu aeg. Ükskõik, mis raskus tuleb, ükskõik, kui jumal ütleb, ole rõõmus, pane selga uus inimene, ükskõik, mis need on, võta mu sõna, käi kogudused. Need on need ustavase treeningud, need on need treening, kus me treenime vaikselt oma lihaseid kogu aeg. See on see, kuidas apostlid said nii tugevaks. Neil oli 3,5 aastat oli nende treeningu aeg. Ja nad jäid Jeesuse kõrvale ustavalt. Ühel momendil, kui kõik läksid minema, need 12 jäid, kuhu meil on minna. See tõestas nende teatud ustavuse treeningut, see oli raske sõnum oli nende jaoks. See ustavus on nii vajalik Jumalale. Ja Jumal ütleb, ma tean, ükskõik mis olukorda, ükskõik mis situatsioon on, see inimene teenib mind, ma saan teda usaldada ja ma saan talle anda. Ta ütles, et sa oled ustav piskus, ma saan sulle usaldada midagi suuremat ja võimsamat. Amen. Õpetussõnad 12:22 ütleb niimoodi. Valelikud huuled on Jehova meeles hirmsad. Kui teete, inimesed, kes valetavad ja räägivad valet, on millised? Hirmsad Jumala silmis. Aga teos ustav on temale meelepärane. Milles ustav? Teos, tegudes. Amen. Nüüd õpetussõnad 18:24 ütleb, on sõpru, kes 11 maha löövad, aga mõni sõber on ustavam kui vend. Raske leida ustavaid sõpru. Vaata, ma ütlen, et kes on ustav sõber? Ustav sõber on see, kes jääb igas olukorras. Igas raskuses. See on ustav. Seisab su kõrval, sul on raske aeg ja läheme koos läbi sellest. Kui palju ma olen näinud ja kogenud oma elus. Ma olen su kõrval, ma jään su kõrval. Ja mul tulid rasked ajad. Keegi ei tahtnud koos minna läbi. Ja kui ma olin läbi ära läinud, joosti juurde, kuidas sul läks? Said hakkama. Sellepärast mul oli vaja su abi. Miks sa mu kõrvale jäänud? Ma mäletan ühte tuttavat oli üks sõber. Ja see oli et raske aeg tuli. See oli põhimõtteliselt, mis raske aeg, see oli see, et tuli teatud rünnati mind füüsiliselt. Ja ma olen su kõrval, ma olen su sõber, me oleme parimad sõpsid. Kui ma füüsiliselt siis rünnaku alla treffasin, sattusin, siis seda head, tugevat, kõva sõpra on kuskil näha. Ma pidin üksi siis vastu minema ühele olukorrale. Ja siis, kui see olukord möödas oli, siis ta ilmus nurda, kus läks, jäid terveks või? Et unusta ära, sa ei ole mu sõber, mul ei ole midagi peale hakata, sest kui mul tõesti raske oli ja mul oli see abi vaja, see oli nõus isegi tulema seisma mu kõrval või toetama, võib-olla oleks ta ka kannatada saanud tol momendil, aga sõber jääb su kõrvale. Ustav inimene jääb su kõrvale, ükskõik millest sa läbi lähed. Ja kui teete, meil oli füüsiline olukord nagu, me räägime emotsionaalset olukord, me räägime koguduse mastaabis. Me räägime olukordadest, kus inimesed lihtsalt jooksevad ära, sest ma ei tunne ennast siin nii hästi. Aga selles meil võtta kätte, et Jumal järsku meelt parandab, Jumal järsku midagi tegema, järsku ma pean palves olema, järsku ma pean õppima midagi. Ei, me läheme sinna, miks? Sest kui Jumala sõna ütleb paranda meelt, pöörama, mis iganes, uuendama meeli, aga kui me ei taha seda teha, siis ongi see koht, miks inimesed jooksevad ära. Aga kui teete,
kujuta ette, kui juhtub see, kui astubki keegi sisse kogudusse püssiga, mis iganes. Kui me siis jookseme, mis siis saab nagu, et siis oleks vaja just neid, kes astuvad välja Jumala väed. Mul tuleb üks lugu meelde. Mul tuleb üks huvitav lugu tuleb meelde. Ühes koguduses, kus olid siuksed, siis koguduses käisid siis siuksed nagu, kui need kutsutakse bodybuilderid, nagu need suured musklimehed ja siuksed kõvad mehed käisid. Ja see oli segi läbi kogus olid vanatädikesi ja kõiki oli seal ja ühel momendil astuvad kogus sisse mingi, ma ei tea täpselt, kes seal olid, aga mingi relvastutud mehed siis astuvad sisse nagu. Ja põhimõtteliselt, et ma ei tea, mis nad tegid siis, et kas lägid pastori poole või tassid, et kogus selle klõppe, ma täpselt ei tea, mis seal juhtus. Aga mis arvad, kes pinkide all olid peidus, esimesed, kes ära jooksid? Olid nüüd kõik tugevad musklimehed ja siis vanad tädikesed, kes olid siis täis püha vaimu usku, hakkasid keeltes palvetama ja palvetasid nii kaua keeltes nii võimsalt tugevalt, kuni Jumala vägi tuli ja need püssimehed lahkusid ära. Aga need kõik need tugevad mehed, kes siis omastavad, need musklimehed, noored, need olid peidus igal pool. See näitabki seda, meil on vaja neid inimesi, kes on täis vaimu, kes on täis Jumala väge. Aga need on need, kes on olnud ustavalt Jumala ligiolus, kes on käinud selles väes, kes on olnud seal. See, et keegi näitab, et ma olen see või ta ütlebki, et kus ta ütleb, et õpetussõnad me vaatasime just siin on see, palju inimesed on kuulutanud oma enese headust, paljud käivad ringid, ma olen juba piiblit lugenud, ma olen nii palju seda kuulnud. Piibel ütleb, et Jumal ütleb, et leiaks me ustava. Me ei pea kuulutama oma suursugus, ma olen ustavalt kohal, ma olen ustavalt sõna, ma olen ustavalt valmis, Jumala vaim hakkab liikuma, ma olen kohal, ma olen tegemas seda asja, mida Jumal on mind kutsunud tegema, ma olen ustav. Minu peale saab toetada, minu peale saab loota. See on see, miks paljud jäävad tegelikult, see on see tõsi, mis Jumal ütles mulle, paljud jäävad taeva minnes oma tasudest ilma, sest nad arvavad, nad on ustavad, aga nad ei ole ustavad tegelikult sellest, sest nad ei tee seda, mille jaoks ma nad kutsusin. Sest Jumal on usaldanud inimestele selle koguduse. Inimestele oli teised kogudused, kõik, kus Jumal on usaldanud sa pead olema ustav seal. Mida Jumal on kutsunud tegema, ma oled ustav. Me ei saa valida seda, mida me tahame tegema, me peame tegema seda, mida Jumal ütles, me peame tegema. Amen. Sest Jumal andis, saad aru, vaata see ongi see, et ta ütleb, et vaata see ongi inimesed arvavad, et mina valin, mida ma teen. Ja ma olen selles ustav, nagu sa ütled, ma näen näite, et mõni tahab olla ustav, et ma valin olla ärimees, ma valin olla see ja ma olen ustav selles, ei, Jumal ütles, pead olema ustav selles, sest kui isand ära läks, ta ütleb, et mida sina tahad teha, kas sa tahad 5 talendiga olla? Okei, sa saad 5 talendi, kas sulle 2 sobib või tahad ühte? 2, 1, mis sa tahad? Ühte, okei, sa saad 1, mis sa tahad? 3 anname sulle. Ai, ma ei taha, ma tahan 2, ta ei küsinud. Ta andis ühele 5, ühele 2, ühele 1, ütles ole ustav ja läks minema. See ongi see, kuidas Jumal teeb tegelikult. Ta annab igale ühele oma ülesande. Piibel ütleb, et te kindlaks, ole ustav. Ja ma ütlen, et mitte sellepärast, miks ma tean, kui paljud mulle on öelnud, et Jumal on öelnud mulle seda. Jumal on öelnud mulle seda ja ma tänapäeval näen, suurem osa inimesi, nad ei tee seda, nad isegi koguduses enam. Ja siis nad istuvad ja mõtlevad, et ma saan taevas autasu, ma saan taevas selle. Ei saa. Jumal ütleb, sa õel ja paha solane, sa ei suutnud olla ustav pisku üle, sa ei saa midagi suurt. Ja see on nii reaalne, kui tähtis on olla ustav seda, mida Jumal on kutsunud sind tegema. Ja meil kõigil on võimalus, tuleb võimalus mitte olla ustav. Meil tuleb see võimalus ja meil tuleb sellest läbi minna. Ja kõige kurvem on see, kui me vaatame Saalomoni lugu, kes oli kõige targem, kõige rikkam, kõige võimsam. Jumal oli 3 korda ennast ilmutanud talle. Ja ta ehitas Jumala templi, ta tegi nii palju ja see kõik oli Jumala plaan. Sest ta ütles, et Taavet, sina ehitad, sinu poeg ehitab. Ja ta oli kõige targem, ta oli kõige rikkam. Ja lõpuks Jumal ütleb, sa ei ole ustav olnud. Nagu sinu isa Taavet. Sa hakkasid kummardama teisi jumalaid, kuningrid võetakse sult ära. Ja võetegi ära. Kuida ette, see lihtsalt see võimalus oli tal kas olla ustav, mitte ustav, ta valis kuulata teisi, ta valis kuulata oma ligimesi või oma lähedasi,
siis tol momendil oma naisi, oli palju, ja nad keerasid oma südame ära teenima ebajumalaid. Samamoodi on, keda me kuulame, kas me kuulame Jumalat või teisi inimesi nende ümber. Ja kui inimesed ütlevad, ära mine enam kogudusse, see kogudusse küll ära enam mine, siis ole kindel, et sa ikkagi teed Jumala tahet, sest et sa jääd ilma oma tasust. Sest me ei saa valida kogudust. Jumal ütleb, kus me peame käima. Amen. Ja nii tähtis on see. Lihtsalt, miks ma seda räägin, see ei ole maha tegelikult, see on see, et me tahan, et kõik jooksid taevasse ja kuuleksid hästi hästi ja Ustav Solane. Ma tahan, et inimesed maa peal oleks õnnistatud. Ma tahan, et nad käiksid selles jõukuses, rikkuses, mis Jumal neil on, sest ustavad saavad suure palga, suure tasu. Amen. Ja vahepeal on ustavus nõuab pingutust. Ustavus, sest meil kõigil on alati võimalus mitte olla ustav. Kui paljud vahetavad töökohti, vahetavad asju selle pärast, miks inimesed vahetavad midagi, kuskil tuli mingi raskus. Ma mäletan isegi Iirimaal oli. Ma mäletan, ma olin tööl, mu enda elus oli siuke olukord, kus töö juures läks nii raskeks, ma ei tahtnud enam, agoon oli iga päev tööle minna. Aga kuna ma teadsin, et Jumal ütles, see on sinu töökoht, käi tööl, ole ustav selles töökohas samamoodi. Mul avanes võimalusi. Kusjuures hästi huvitav oli see, et ma läksin sinna, see oli mulle õnnistuse töö, ma töötasin seal, ma ei tea mitu aastat, siis tuli see, kui Iirimaal oli hästi, see oli 2 huvitavat nüanssi, kus see töökoht mult kurat üritas siis ära röövida. Üks nüanss oli see, kus mulle pakuti palju parema palgaga töökohta. Ma ütlesin, ja ma oleks läinud, ma oleks peaaegu võtnud selle töökoha vastu, sest see oli ikkagi 2 korda rohkem, oleks seal palka saanud, kõike saanud. Ja ma ütlesin, ma hakkasin juba minema lahkumise alustada. Jumal ütles, ei, ole siin töökohas, ole ustav. Ma ütlesin, okei, selge, jäin sinna paika ja tekkis, see oli 2008 aasta, oli see, kus tekkis see majanduskriis ja see firma, kuhu ma oleksin tööle läinud, oli esimene firma, mis läks pankrotti, oleks ilma töötanud. Jumal teadis, ole siin, meie firma läks läbi sellest kõigest. Meie firma läks läbi sellest kõigest, mäsust küll alandati palka, rasked ajad olid, aga mul oli töö kuni siis lõpuni. Aga siis vahepeal juhtus see, et kus muutus väga ebamugavaks ühe inimese tõttu see töö. Ilma mingi põhjuseta, ta sai mu peale väga pahaseks ja eks ma üritasin seda asja lepitada, aga tead, agoonia oli tööl käia. Ma ei tahtnud enam märksin hommikul üles, ma ei taha tööle minna, sest ma pidin vastu seisma mingitele tobedustele. Kuni Jumal õpetas mund käima, minu rahu rõõm ei sõltu inimestest minu ümber, vaid minu Jumalast, keda ma teenin ja ma ustavalt käisin lõpuni. Ma mäletan, et kui rasked ajad oli see, kui mind pandi siis tiimijuhiks, pandi kohaliku rahvastele tiimijuhiks, ülemus tuleb mu juurde, nüüdsest alates oled sina tiimijuht, ma räägin sinuga, kõik ülesed on sulle ja mina, kes olen tulnud Ida-Euroopast, kolmandad, nende jaoks siis third world countries, nagu 3. maailm, see odav, siis mulle öeldi, et sina ei tule mulle ütle, mida ma teen ja ma pidin ennast maksma panema, ma pidin seisma, siis ma pidin ustav olema sellest, mis ma tegin. Ja ma pidasin lõpuni vastu, kui ma ütlesin, aeg on Eestisse minna, ma tulin Eestisse ära. Ja ma mäletan, kus ülemus tuli ütlema, ära mine Eestisse, ma anname sulle palka juurde kõik ja see oli juba, ma pean minema, Jumal kutsus mind Eestisse. Ütles, et kui midagi on, tule alati tagasi, oled alati teretulnud siin. Aga see ei tähenda, see ei olnud kerge tähed, aga mul seni, kui ma seal oli, mul tuli ustavalt minna iga hommiku tööle. 14 aasta jooksul, ma ei tea, kas ma üldse puudusin töölt, ma ei tea, aga mitte ühtegi korda ma jäin hiljaks tööle. Aga ma mõtleme üks kord, kui oli talv ja jää, kas ma siis 5 minutit jäin vist hiljaks. Ma ei saa öelda, et ma jään. Aga see oli see, ma olin alati kohal, tööpäeva lõpus, pidasin kellaaegadest kinni. Ja see, mida see näitab, see näitab teatud ustavust. Samamoodi siin koguduses käies. Kui palju mul on öeldud, miks sa ei tule, miks sa ei tee, ma ei saa minna, esmaspäeval on palve, kolmapäeval on koosolek, pühapäeval on koosolek, see on koht, kus ma olen ustavalt tegemas. Aga miks sa sinna lähed? Sellepärast, et Jumal ütles, et tee seda. Ma olen ustavalt kohal, ma olen ustavalt käimas, ustavalt tegemas ja Jumal ütles, et ustavad saavad suure tasu. Amen. Ja meil kõigil tuleb ja kõik seisab ühel päeval Jumala ees. Jumal, ma annan aru sellest 5 talendist, 2 talendist või 1 talendist, mis sul on antud, kas sa oled olnud ustavalt tegemas seda, mis Jumal on sind kutsunud tegema. Ja kui sul leitakse, siis ühes kohast ütleb, sa olid ustav selle, ma annan sulle 10 linna, sa olid ustav selles, nagu väga hästi, sa ütles päev, et
uus taevas tuleb ja uus riik tuleb, ma ei taha olla koristaja. Ja mõned on paraku tänavapühkijad, sest koristajad, jah. Ja teised ütlevad neile, kuidas koristada, mismoodi koristada. Sest uus taevas, uus maa tuleb ja seal on vaja koristada. Linnad on vaja koristada, korda on vaja teha. Amen. Et autasusi antakse, et ustavad saavad autasud, mitte ustavad saavad tasud, mida nad tegema peavad. Amen. Et selle koha pealt ongi, et see ustavus on, see ongi see, et me anname aru Jumalale sellest, mis Jumal on meile usaldanud siin maa peal. Amen. Ja siin ta ütleb, mulle meeldib, kui Jeesus ütleb, tema issand ütles talle, et see on hea ja sa hea ja ustav solane, sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle, mine issand rõõmsa. Siin ta ütleb 23 salm, tema issand ütles talle, see on hea ja sa hea ja ustav solane, sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle, mine issand rõõmusesse. Amen. Siin ta ütleb Luuka 16:10, kes ustav on kõige vähemas, see on ustav ka suures. Kes on ülekohtune kõige vähemas, see on ülekohtune ka suures. Amen. Sa oled see, kes sa oled. Kui sa oled ustav, kui sa ei ole ustav, sa ei ole ustav. Piibel ütleb ka veel niimoodi, Luuka 16:12, kui te võõra omaga ei ole ustavad olnud, kes võib teile kätte anda meie oma või sinu enda oma. Järelikult meil tuleb olla ustav. Ja vaata, üks asi, mõni mõtleb, mis see on, räägime ka kümnist, kellele kuulub kümnis? Jumalale. Kas me oleme ustavad? See ei ole sinu oma, see on võõra oma, see on Jumala oma. Ja kui me ei ole ustavad, siis Jumal ütleb, ma ei saa sulle anda sinu oma. Ja on väga lihtne nagu selle koha. Ma tean, et paljudele ei meeldi see sõnum. Paljud arvavad, et ma olen ustav. Ustav on see, kui sa teed seda, mida Jumal on öelnud sulle teha. Mitte see, mida sa arvad, et sa tahad teha. Nagu ma ütlesin, et isand ei käinud ringi, ei küsinud nõu, kuule, mis sa arvad, et millist kogudust sa tahad, et kas sa tahad seda kogudust. Ei, ta ütles, see on sinu kogudusele ustav. Jah, tulevad igast kogudusele rasked aegu. Ma ei tea veel kogudus, kus ei ole rasked aegu. Ja on ka inimesed, kes jooksevad minema. Olen näinud oma silmaga. Tuli raske aeg, inimesed jooksid minema. Selle asemel käia armastuses, käia andestuses, käia ükskõik milles, püsivuses, olla ustavad, läheme, võitleme läbi. Nägin Iirimaal seda, kus kogudus jooksis laiale, sellepärast neile ei meeldi mingid asjad, neil oli ebamugav olla. Nad ei kogenud võidmist. Nad ei kogenud seda. Õpetus oli kuiv, see oli see. Igasuguseid asju ma kuulsin. Ja need samad inimesed olid need, kes ma mäletasin, Jumal kutsus, see minu kogudus, Jumal kutsus ja et ma olen ustav. Aga samas ma olen kuulnud, Kenneth Hagin räägib sama probleemi, kus inimesed tulevad, et Jumal sootis mu siia, ma olen siin, järgmine moment on kadunud. Nagu Kenneth Hagin ütles, et ma olen su selja taga, aga ta oli nii kaugel, et ma ei näinud teda. Aga see ongi see, et halleluja, amen. Ja nüüd tuleb Luuka 19:17, tema ütles talle, see on hea, sa hea sulane, et sa kõige vähemas oled ustav olnud, siis olgu sul valitsus 10 linna üle. Ja ta ütleb, et kuidas me saame valitsema koos Jeesusega, kui me oleme ustavad selles, milleks ta meid on kutsunud. Ja teeme tema tahet, mitte enda tahet, Jumala tahet. Ja vahepeal see inimlikult ei ole kerge. See on see koht, kus on vaja ohvreid tuua. Amen. Ja ustavus hakkab pihta, me hakkame treenima piskus, väikestes asjades. Riietume lahti vanasti inimesest, me ei leia kogu aeg vabandusi. Ma olen selline. Ei, ma tahan olla Kristuse moodi. Kes oli Kristus? Ma võtan sõna, ma uurin, ma uuendan oma meeli, panen enda sisse ja muutun selle sarnaseks. Mõni ütleb, et ma tahan sinna, kui seal on vaimuannid. Vaimuannid ei sõltu sinust, inimestest, see sõltub ühest vaimust. Korintuse kogudus oli ka täis vaimuande. Ja ütles, et oled kõige lihalikumad kogudused üldse, keda ma tean. Et see on see, et ustavus on see, kui Jumal on su pannud, sa jääd sinna ustavalt, et teenid Jumalat, kuni Jeesus tuleb tagasi. Või näiteks ütleme, mina olin Iiri kogudus, oli ustavalt, see nagu Jumal mind sinna saatis, kui Jumal ütles mulle, et nüüd on aeg minna, ta pani minu südamesse, ta minu pastori südamesse ja me tulime ära õnnistusega. See on see koht, kus Jumal võib midagi muuta.
see oli see, et ma tahtsin seal minna teise kogudusse, tahtsin kogudusse minna, kus tundus kõik oli lullala, lillala. Seal oli üks kogudus, kus käis pea 800 inimest koos, tundus võimas, ülistus oli võimas, siukse sound oli nagu Hillsong või siuke. Ma olen käinud Londoni Hillsongis, tundus hea, mõttes tahaks ka sinna, aga mõtlesin, et see on sinu koguduse ustav. Ma jäin sinna, kui Jumal mind kutsus. Amen. Täpselt samamoodi ja Jumal on mind tänu sellele saanud õnnistada, ta õnnistab ja jätkabki mind õnnistamast ja ma kavatsen olla ustav sellest, mis Jumal on mind kutsunud tegema, ma teen ustavalt ja ülejäänud on Jumala probleem kõiges muus. Amen. Ja niimoodi iga inimene peab olema ustav Jumala ees. Kui ta tahab saada autasu, kui ta tahab tasusid saada ja ülendatud Jumala poolt. Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme su ette, Jeesus, sa oled hea ja ustav, püha Jumal, sulle kuulub au ja kiitus. Isa, see ei ole, me tänan, et sa oled selle andnud meile üles ehituseks, julgustuseks, aga isa, sa ootad ustavaid, inimesed, sa ei saa teha mitte midagi inimesega, kes ei ole ustavad, kes ei ole pühendunud sulle, vaid isa, et me võiksime kasvada selles ustavuses, selle pühendumises ja isa, me oleme siin, me oleme ustavalt siin, sa näed meie süda, meil on nälg ja janu sinu asjade järele. Ja isa, kui seal on vaja midagi muuta, kui seal on midagi vaja, siis isa me teeme, aga isa me jääme ustavalt siin teenima, kuni Jeesus, sa tuled tagasi või me läheme ära taevasse. Ja isa, ma tänan, sa ümbritsed meid ustavate inimestega, sa ümbritsed meid inimestega, kes täis tuld, käis janu, kes tahavad teenida sind, käia koos sinuga ja kes tahavad minna muuta selle maailma ja pöörata Võru pea peale. Isa, me täname, sa ümbritsed meid nende inimestega, tood meie ellu need inimesed, täida selle koguduse nende inimestega. Ja isa, me täname, kiidame sind, ülistame sind ustavate inimeste eest me eludes ja isa, me täname, ustavatega me saame minna ja keerata selline pea peale. Isa, me anname sulle au ja kiituse tänu ja isa, me täname, et ka me võiksime ustavad olla. Isa, kus meil on vaja meelt parandada, ilmuta, näita meile ja isa, me parandame meelt ja muutume veel ustavaks. Isa, me tahame kuulda hästi tehtud, see hea ustav sulane. Sa oled olnud ust pisku üle, nüüd ma annan sulle 10 linna või ma annan neid sulle teha. Isa, me täname, kiidame, ülistame ja isa, me täname, et anna mulle suhu õiged sõnad, anna mulle suhu see, mis ma pean rääkima, et ma oleksin ustav sellesse, ma olen ustav, ma olen parem inimeste, mitte meelepärane ja meelepärane absoluutselt sulle, isa, sest sinu sõna on elav kahteräne mõõk, mis suudab lõhtada vaimu, hinge, luu ja üdi. Ja isa, ma tänan, et kes siin täna kuulanud on, isa, et see läheb nende südamesse ja see teeb tööd meie südamesse ja kes kunagi kuulavad siis otse pärast seal lindistust, samamoodi see teeks tööd nende südametes, et nad saaksid ligemale, lähemale sulle ja pühendaks oma elud sulle ja isa tõesti, et nad võiksid osa saada sellest suurest tasu, mis on sul ustavatele inimestele anda. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind kogu südamest Jeesuse Kristuse nimel. Amen, amen ja veel üks amen. Halleluja, kiitus Jumal. Meie Jumal on ustav Jumal, meie Jumal on hea Jumal, meie Jumal on püha Jumal. Amen.